täna ma saan juba vabamalt sellest rääkida, aga ütleme too hetk, kui arst mulle helistas ja teatas telefoni teel selle uuringu vastuse, siis mul oli täielik šokk ikkagi ja mul teemaldati ka kogu magu. Ma kooliajast mäletan, et magu on ikka nagu ülitähtis organ inimese kehas. Tuleb välja, et saab ilma selleta siis kuidagi hakkama tänapäeval. Tuleb välja, et mitte midagi ei pandud ja niimoodi saab täitsa eduliselt elada. Sul ei ole ja tundub, et see nagu ei ole mingi takistus siis. Tere head podcasti kuulajad ja vaatajad, nagu juba harjumuseks on saanud, siis igal neljapäeval saate kuulata ja vaadata meie Raplamaa podcasti nii YouTube'is kui Spotify's, nii et minge vaadake üle kõik eelnevad osad ka ja vaadake see osa ka nüüd kindlasti lõpuni, sellepärast et tuleb selline tõsisemad sorti saade, aga ikkagi asjalik ja väga informatiivne kusjuures, kuna siis praegu on käimas rinnavähi teadlikkuse tõstmise kuu, paras aeg rääkida üleüldiselt sellest koledast tegelasest ja koledast haigusest, nii et praegu kui siis õige pea on hakkamas mammograafia bussid ka sõitma siin Raplamaal ringi, ongi paras väike sissejuhatus sellele teemale teha, et kuidas neid asju siis käsitleda või kuidas need asjad ära tunda ja kuidas nende asjadega siis hakkama saada. Saatekülaline stuudios, Karin Smitte, tervist! Tere Ott! Kutsusin su siia, et rääkida natuke sellel samal teemal, ehk siis sellest vähist või sellest haigusest. Millega sa igapäevaselt tegeled üldse? Igapäevaselt ma tegelen erinevate massaažidega, pakun massaažiteenuseid Märjamaa lähedal, pakun vabastava hingamise teenust, kellel on sellised stressiilmingud või pinges olekud kehas, siis saavad minu juurde pöörduda, massaaži tulla, hingamisteraapiasse tulla, ka teen lastele ja siis kaasa arvatud täiskasvanutele. Kuidagi see teraapia vist tänapäeval on päris paljudele vajalik või? Absoluutselt, sellepärast, et mida aeg edasi läheb, seda rohkem ma näen oma tööski, et inimesed on väga stressis ja väga pinges. Nad võtavad nii palju kanda ja eks ühiskond annab ka oma osa seal juures. Et inimesed on pinges ja vahepeal peab lihtsalt aja maha võtma ja lõõgastuma, sellepärast, et keha lihtsalt ei jõua järgi tulla. Ja nii saab siis kuidagi lõõgastuda ajutiselt või nagu me räägime korraks sellest, mida sa iga päev teed, et see on selline tore puhkuse hetk või siis mingisugune tegemine, mida peaks nagu pidevalt, järjepidevalt tegema. See oleneb täiesti, see on nii individuaalne ja personaalne, et kui inimesel on tõesti selline stressirohkem eluperiood, siis ta võiks ikkagi võtta igakuiselt või vähemalt siis iga kvartal selle aja ja tulla massaaži või siis hingamisteraapiasse. Oleneb täiesti, millised pinged ja kui palju neid pingeid inimesel on siis kehas. Tavaliselt öeldakse, et kingsepa kingad on endal katki, kus sa ise siis lõõgastud või kuidas sina ja mina olen täielik andunud massaaži fänn, mina saan ka oma pinged massaažis täiesti vabaks lasta ja käin ka hingamisteraapias ise. Tore, aga täna sa oled ikkagi siin, ehk siis miks see vähikuu sinu jaoks nagu eriti oluline on? Ma olen otseselt seotud sellega selles mõttes, et 5 aastat tagasi, täpselt 5 aastat tagasi, 2021 aprill, või oli see isegi natukene varem, aprillis oli juba operatsioon, avastati mul ka kahjuks see pahategelane maovähk. Eelnevalt oli mul siis kõhuga probleeme, kõhuvalud, siis ma käisin arstide vahet, et mis see võib olla, neelasin erinevaid ravimeid, kuni siis lõpuks saingi selle diagnoosi vastuse. See on huvitav, et need vähid on erinevad, eks ole, aga see diagnoosimine on siis kuidagi nagu keeruline, esiteks tegelikult ju öeldakse, et õige aeg on siis, kui veel sümptomeid ei ole, eks ole. Et õige aeg on siis need asjad avastada, kuidas sa neid asju siis avastad ja nagu ma aru saan siis, et sa läksid mingisuguste probleemidega ikkagi arsti juurde, aga ikka ei avastatud? Absoluutselt, algselt ei avastatud ja kuna mul oli nii-öelda see mao 12 sõrmiksoole haavand eelnevalt siis kõht valutaski ja avastatigi see mao 12 sõrmiksoole haavand, mis ma hakkasin siis ravima arstidega koos ja sellest nagu hiljem siis ikkagi kahjuks arenes välja siis maovähk. Kõrvalt sedasi üsna selline neutraalne kuulata, eks ole, ja üldiselt kui nüüd
vaadata muud pilti ka, siis kahjuks on see suhteliselt igapäevane asi juba tänapäeval, neid haigusi ikka tuleb päris tihti ette, aga kui endal peaks juhtuma, ega ei kujuta isegi ette, et mis sul esimesed mõtted ja tunded olid siis, kui sellise asja teada said? Ja täna ma saan juba vabamalt sellest rääkida, aga ütleme, too hetk, kui arst mulle helistas ja teatas telefoni teel selle uuringu vastuse, siis mul oli täielik šokk ikkagi, täiesti kiilusin kinni ja ma ei teadnud, mida teha. Esimene asi oli, ma helistasin oma elukaaslasele ja loomulikult ma ütlesingi talle, et arst helistas ja selline uudis ja siis ta tuligi kohe koju ja oligi toeks mulle see hetk. Ongi teadmatus on kõige hullem peale selle diagnoosi vastuse saamist. Kui seda tehakse telefoni teel, ega siis seal ei hakata seletama sulle väga pikalt, et kus maal see vähk juba on või mis nüüd täpselt edasi saab. Öeldigi mulle, et mul on selline paha lugu, et nüüd lihtsalt tuleb panna siis arsti juurde uuesti aeg kirja ja minna kompuutrisse ja sellised asjad nagu siis tulid. Ei kõla väga jah, selline lihtne olukord. Ja ei kõla tegelikult, võib-olla ta natukene, ütleme siin jutu käigus nagu kõlab, et ei olnud midagi hullu, aga tegelikult see aeg oli paras katsumus. Ja samamoodi kui kõrvalt vaadata, siis see ajajoon on ka nagu ajajoon ikka, et näed, sain teada, siis läksin arsti juurde, eks ole, ja siis seal läks raviks, aga tegelikult mul tundub, et siis minutid tunduvad nagu tundide ja päevadena, eks ole. Absoluutselt, tegelikult see aeg nagu teada saamise ja siis selle operatsiooni vahel, see aeg oli tegelikult lühikene, sellepärast kohe hakkasid arstid tegutsema, et see arstide kiirus selle nagu teada saamise ja operatsiooni aja vahel, see oli nagu muljet avaldav tegelikult, sellepärast, et kõik hakkas kohe nagu toimima, aga minu jaoks isiklikult see aeg venis, sellepärast, et mul nagu keha täiesti nagu keeldus koostööst minuga, minu aju kohe pani errori ja ma olingi seal nagu täiesti ärevuses, tekkisid paanikahood, et selle vahepeal pidin pidevalt tegelikult kutsuma endale kiirabi, sellepärast, et keha lihtsalt ei allunud enam ja mõtted nagu ei toiminud, mitte midagi ei toiminud, nagu keegi oleks välja lülitanud kuskil mind. Kõige nagu siuke halvem pool vist ongi see, et sa ei saa vist ikkagi kohe vastuseid ja ega sa ei saa päris pikalt vastuseid, et mis nüüd siis saab, millised on šansid, mida täpselt tehakse ja millal see kõik ära lõpeb, et selliseid vastuseid nagu ei jagata või neid ei olegi võimalik jagada, et teadus on küll arenenud ja arstid on väga targad ja tublid, nad tahaks ju kohe vastuseid, eks ole, mis see siis on, kuidas me ravime ja millal see läbi saab, aga neid asju ei saa niimoodi päris on. Ja kahjuks mitte, esimesed vastused saab peale kompuutriuuringut siis, mis tehakse koheselt ja peale siis analüüse saab kohe siis teada, et millises staadiumis võib ta olla juba, kas ta on edasi lümfiteedesse läinud või on nagu kuskile mujal organites juba maost väljaspool, et need vastused nagu tegelikult saab peale seda kompuuteriuuringut, aga peale operatsiooni, kui see kõik nagu ära toimus, peale operatsiooni pidi nagu veel omakorda ootama, kui need viidi kõik nagu laborisse ja need siis, mis eemaldati, see vähi kolle nii-öelda ja mult eemaldati ka kogu magu, et see viidi siis laborisse, see läks uuringutel veel omakorda ja see kord siis ma pidin nagu ootama, ma ei mäletagi, kaua see oli. Et päris nagu mitmeid nädalaid ikkagi pidin ootama, et mis seal siis täpselt oli, et kas see siis nüüd oli see esimene staadium ja kas ta siis oli veel lümfisõlmedes, kuna sealt mao lähedalt eemaldati ka lümfisõlmed ja need läksid ka nii-öelda siis laborisse. Vaata ka arstiteadust, eks ole, et ma kooliajast mäletan, et magu on ikka nagu ülitähtis organ inimese kehas. Tuleb välja, et saab ilma selleta siis kuidagi hakkama tänapäeval. Tänapäeval saab hakkama küll, minul oli ka esmane, šokk oli ikkagi sellepärast, et kui mulle öeldi, et sellisel esimese staadiumi vähil, ütleme, mis on nagu maovähk ja ka teisel ja ka kui on raskemad juhtumid, siis ka eemaldatakse igal juhul see magu ära, et muidugi oli šokk, sellepärast ma ei teadnud nagu, kuidas ma nagu sööma hakkan, kuidas ma jooma hakkan, kuidas ma üldse nagu edasi saan elada, kas pannakse mingid torud, mida nagu tehakse, aga tuleb välja, et mitte midagi ei pandud ja niimoodi saab täitsa eduliselt elada. Ahah. Ja, algus on raske, peale mao eemaldamist on muidugi raske, sellepärast minul oli nagu eriti raske, ma võtsin peaaegu 20 kilo võtsin alla, ma olin natuke totsakam siis ka, ikkagi elujõulisem rohkem ja võtsin nagu päris palju kaalust alla.
mis on tegelikult on ka suures plaanis hea, et ma olin sukest otsakam, et ma sain nagu see 20 kilo alla võtta. Muidu, kui ma praeguses seisus nagu mõtlen, et ma 20 kilo alla võtan, siis ma nagu oleks täitsa kriips. Aga tookord jah, ma võtsin nagu alla päris palju ja need esmased söömised olidki nagu lusikate jagu lihtsalt. Aga sa saad praegu kõike süüa, mis sa tahad või sul on mingi eraldi dieet nüüd või eraldi ajal? Mul on lubatud kõike süüa ja ma saan nüüd juba kõike süüa. Et aastate jooksul ikkagi see nii-öelda peensool asendab selle maotöö. Mis see aja on nüüd oli, mis sa ütlesid 2 aastat, 3 aastat tagasi said teada? 5 aastat tagasi. Nüüd on 5 aastat, selle aasta aprillis sai 5 aastat täis. Kui nüüd tagasi vaadata selle 5 aasta pärast, mis see kõige raskem periood oli, kas selline algus oligi äkki kõige raskem teada saamise hetkest? Jaa, seal oli mitu etappi tegelikult. Algus teada saamine, siis peale operatsiooni oli päris raske uuesti kõndima hakata, sellepärast, et kõik ju oli valus, kõht oli ju ära lahti lõigatud ja see nagu söömine, see tekitas valu, ebamugavust, pidin nagu toime sellega tulema igapäevaselt. Inimene on ju harjumustori, et kui ta on eluaeg harjunud kiiresti sööma, mis me ka tegelikult me teeme kiiresti, sellepärast, et meil on kiire, meil on selline elutempo paraku. Muidugi väga paljud juba ka võtavad teadlikult aja maha ja söövadki aeglaselt, aga minul oli ikkagi niimoodi, et alguses ma proovisin vaikselt süüa, aga siis tuli ikkagi selline tagasilöök, et ma hakkasin jälle kiiresti lahmima seda sööki sisse endale. Siis oli kohe nagu, kõht annab kohe tunda, siis olid valud ja siis ma pidin lihtsalt kannatama seda valu. Arstiteadus ja arstid ütlevad ise ka, et diagnoosideks ja ravimiteks, aga selline ja iseenda suhtumine on ka päris oluline ravi sellise teekonna juures, et kui sa oled ise positiivne ja usud, siis justkui lähevadki asjad paremini ja kui sa nagu loobud, siis on see asi jälle keerulisem, et mis sul siis või kes sul siis abiks oli, et sellest asjast läbi tulla? Ma võtsin ennast ikka tõsiselt käsile, sellepärast kuna see oligi šokk, eks ta ongi šokk, selline vähidiagnoos või üldse selline raske haiguse diagnoos panebki inimese korraks mõtlema, et mida ma nüüd teen, et mis nüüd saab, et peab ju välja sellest tulema kuidagi, et alla kindlasti ei anna absoluutselt. Esimene oli muidugi perekond, kes nagu oli mul toeks igati. Ja siis ma hakkasin ise endaga tegelema, kuna mulle meeldib ka alternatiivmeditsiin või siis ma otsin nagu alternatiivseid metodeid alati enda jaoks, mis nagu mind paremini toetaks nende ravimite kõrval. Siis ma hakkasin enesemassaaži tegema sooja õliga, see on nagu ajurveedast tulnud enesemassaaž sooja õliga. See rahustas nagu keha maha ja kui keha on rahulik, siis aju nagu tuleb ka kaasa ja vastupidi, et sellega saab nagu rahustada. Ja siis ma läksin õppima veel erinevaid massaažitehnikaid enda jaoks ja läksin ka õppima hingamisteraapiat, et ennast nagu veel rohkem rahustada. Kas sa oled nõus, et sellele alternatiivmeditsiini selline plusspool võib ka olla selline placebo-efekt, mis ei ole ka nagu lihtsalt selline sõna, vaid tegelikult see enda usk nii-öelda aitabki kaasa, et kas ta nüüd päriselt nii-öelda meditsiiniliselt aitab või ei aita, aga kui sa kõvasti usud, siis suhtumisega võib asju muuta. Usk on alati see, et kui sa usud, siis nagu muutub kõik. Usk on see kindlasti, selle kõige juures ongi usk nagu number 1. Olen nõus sinuga, jah. Tänaseks oled terveks saanud siis? Jaa, selle aasta märtsikuus sellistas mulle minu raviarst ja ütles, et nüüd on niimoodi, et nüüd sul enam meid vaja ei lähe, et nüüd sa pead saama oma pead hakkama, et me oleme sul olemas, kui tekib mingi probleem, aga et kuna 5 aasta jooksul on tegelikult kõik väga hästi olnud ja sa oled iseendaga väga hästi hakkama saanud, siis me tunnistame sind terveks ja nüüd ela kaua tahad. Küll, aga siis magu sul ei ole ja tundub, et see nagu ei ole mingi takistus siis. Eks sellel on ka omad miinused, et magu ei ole, ma pean näiteks elu lõpuni tarvitama erinevaid vitamiine, seal hulgas siis pean jälgima, et mul B12 vitamiin oleks õigel tasemel, et mul rauasisaldus kehas oleks õigel tasemel, pluss veel erinevad mineraalid, mis ma pean tarvitama igapäevaselt ja pluss veel kaltsium. Sellepärast kui magu ei ole, siis organismis enam ei imendu need toitained nii hästi, eelnevalt imendus nagu läbi mao, aga nüüd ta lihtsalt imendub läbi peensoole ja läbi soolte siis, et see ei ole imendumine ei ole enam nii tõhus ja seoses sellega siis ma pean vitamiine mineraali ikkagi tarvitama. Küll, aga kõlab nagu täitsa tervislik eluviis elu lõpuni ja väga pika elu tundub, sest et kui niimoodi korrapäraselt vitamiine võtta, siis selline elustiil on ju päris selline õige.
No tegelikult muidugi on õige, teistmoodi ei saakski, sellepärast et ma ikkagi tahan elada kaua, nii kaua kui võimalik või nii kaua kui on antud, me ei tea iialgi, mis võib ju juhtuda. Ja see, et nüüd ma sain sellest priiks, ei tähenda, et ma võin nüüd hakata luha laskma, et ikkagi ma pean jälgima teatud asju kindlasti ja piiri nagu pidama mingite asjadega. Nagu paljud sinusugused nii-öelda, kes on sellise asja läbi teinud, pöörduvad kogemusnõustamise poole, eks siis tahavad teisi ka kuidagi kohe aidata ja oma kogemust jagada või sina oled ka siis sinna teele läinud või minemas? Ja ma õppisin kogemusnõustajaks eelmine aasta lõpetasin aasta siis õppisin ja ma soovisin saada kogemusnõustajaks, kui oli 2 aastat minu haigusest nagu või sellest operatsioonist möödas, ma tundsin lihtsalt, et see on nagu nii raske teema, see on nii raske, et kuidas inimesed üldse saavad hakkama sellises situatsioonis, et kuidas nad nii tublid ja tugevad on, et no kuna endal oli nagu ka väga raske, siis ma ei saanud kogemusnõustamist, mulle keegi ei pakkunud ja ma ei osanud nagu küsida seda ka. Kes mul oli toeks, oli väga toeks mulle kliiniline toitumisnõustaja ka samast haiglast siis. Ida-Tallinna Keskhaiglast, tema oli nagu ka kõik need 5 aastat minu kõrval, kui ma vajasin teda, ta oli alati olemas. Aga kogemusnõustamist nagu ei pakutud tookord. Ja ma oleks tegelikult tahtnud, sellepärast kogemusnõustaja, ma saan temalt küsida, kuidas nagu on, kuidas edasi, mis nagu juhtub, kuidas sa oma kehas tunned, mille peale ma peaksin nagu rohkem tähelepanu pöörama. Loomulikult arstid räägivad nagu päris palju, minu raviarst ka väga tubli, ma kiidan teda, doktor Ott Lauer Ida-Tallinna Keskhaiglast on nagu väga tore arst. Aga nad ei jõua ka kõike ühe patsiendile alati rääkida ja tark patsient muidugi nagu mina võtsin alati mingisugused küsimused kaasa A4 lehe peal ja alati mul oli nagu küsida erinevaid asju, millel ma sain ka vastused, aga ilmselgelt nad ei jõua kõikidele patsientidele, kõikidele küsimustele vastata ja me ei tea ette ka teinekord, mis selle inimese kehas nagu täpselt toimuma hakkab, et me võime nagu vaadata inimest ja teisi inimesi nagu üleüldiselt, et mis nagu sellega kaasneda võib, aga nii hea on, kui oleks keegi veel, kes nagu on kogenud sellist, kas ta just hea on, aga selles suhtes nagu hea, et saab nagu küsida, et kuidas edasi, mis nagu edasi saab. Ja kui sa oled sellises nagu seisus ka, siis pere ei jõua alati sul nagu, pere ka lõpuks väsib ära või sõbranna väsib ka lõpuks ära, et nad ei jõua nagu sind enam kuulata. See on ka arusaadav, et kaua sa ikka nagu räägid oma asjadest, siis ongi nagu hea, kui sa saad kogemusnõustaja juurde minna ja rääkida ja küsida täpselt neid asju, mis sul vaja on teada. Kogemusnõustajaks siis kuidas peab üldse õppima, et see ei ole selline sõbrannaga kohvitassi taga oma kogemuste vahetamine, et seal on siis õpid mingisugust metoodikat, kuidas seda tööd teha? Absoluutselt, sa õpid nagu kuidas toeks olla, seal on hästi palju psühholoogilisi aspekte, seal on erinevad need kohustuslik kirjandus oli esimene, mis me pidime nagu läbi võtma selle aasta jooksul, siis erinevad peegeldused, teiste nagu õpilastega seal õpetajaga, siis meil oligi seal nagu teooria pool ja praktiline pool, et ikkagi sa pidid nagu aasta jooksul ikka päris palju nagu ise läbi töötlema seda infot ja seda konspekti nii-öelda ja seda oli väga palju, nagu päris suur mapp ikkagi. Täna sa oled valmis siis soovijaid juba vastu võtma või toimetada? Jaa, olen valmis vastu võtma. Või oled äkki juba võtnud ka mõne? Olen teinud nii-öelda tasuta siis kogemusnõustamist ka onkoloogilistele patsientidele siis või onkoloogilise diagnoosiga inimestele, ütleme niimoodi. Aga kuidas see käib siis, kas sellised nii-öelda õppinud kogemusnõustajad on kusagil lehe peal kenasti reas, kus saab valida, et sina ei leidnud enda jaoks, polnud nagu võtta kuskilt kogemusnõustajat, kui keegi nüüd tahab sinu poole pöörduda, kuidas see käib siis? Et tegelikult tavaliselt tehakse endale kas veebileht, koduleht või siis oled kuskil kas töötukassas oled kogemusnõustajana kirjas või näiteks Raplas on Ojaveere teraapiakeskus, seal on kogemusnõustajaid, mina seal hetkel veel ei ole, aga mul on nagu suund sinnapoole liikuda, et ka seal nagu vastu võtta. Praegult, kes nagu soovib minu poole pöörduda, saab mulle siis kirjutada meili peale ja Rapla
Rapla sõnumites ja Märjamaa lehes ilmub ka see kuu tervise ja turvalisuse erileht, ka seal on nagu minu meiliaadress siis kirjas ja meie lood on seal kogemusnõustajatena kirjas. Ehk siis alustad kogemusnõustamisega, aga ei alusta Raplamaa vähihaigete tugigrupiga, millega see toimetus juba tükk aega, eks ole? Kui kaua siis juba? No tegelikult ka see on alles selline värske asi minu jaoks aasta tagasi. Ma avastasin, et selline tugigrupp meil üldsegi on olemas. Kuna vahepeal oli olnud see COVID-i aeg, siis see tugigrupp oli natukene sellises seisvas olekus. Seal ei olnud nagu mingit liikumist, aga siis nüüd hakkas uuesti pihta ja aasta tagasi ma liitusin nendega. Ja nüüd sügisest võtan siis ohjad ise üle selle tugigrupi juhtimisel. Mis seal tugigrupis tehakse? Tugigrupis see on Raplamaa vähihaigete tugigrupp. Sinna saab tulla siis inimene, kes tunneb, kes on selle haiguse nagu läbi juba teinud, kellel on alles algusfaasis mingisugune selline raskem haigus, lähedased ja kelle lähedane tunneb, et soovib nagu tulla. Et siis me käime nagu kord kuus ja viimasel neljapäeval käime koos ja seda nagu saab vaadata nagu infoks Raplamaa terviseedenduse lehelt. Ja palju neid inimesi seal siis käib? See on kuidas kunagi, kuskil niimoodi 5, 6, 7 on olnud, siis kui meil nagu külalised käivad erinevad, kas keegi psühholoog tuleb külla, keegi terviseedendaja tuleb külla või toitumisspetsialist, et siis nagu on rohkem inimesi olnud käinud. Ja siis kui tuled ja lähed, millal tahad, et millal tunned, et võiks tulla, siis tuled ja... Ja absoluutselt, et sa ei pea kogu aeg kohal käima, sa võid tulla siis, kui sa nagu ise tunned, et sul nüüd on õige hetk tulla, et oled oodatud. Mis need inimesed sealt kaasa saavad, siis mis see väärtuslikem asi võiks olla? Võib-olla see, et nad saavad nagu teiste omasuguste seas olla ja rääkida vabalt enda murekohtadest. Ja kuulda ka võib-olla teiste samalaadsete inimeste või sama kogemusega inimeste siis nii-öelda muresid ja võib-olla sealt siis midagi uut enda jaoks leida. Pigem positiivselt siis lõppkokkuvõttes. Pigem ikka positiivselt, jaa. Pigem ikka positiivselt. Et lõppkokkuvõttes, kui seal nagu käiakse koos ja räägitakse, siis pigem tekib selline hea positiivne vibe. Absoluutselt, meil on ikkagi selline hea energia, positiivne selline. Ja kuidas sinna gruppi siis saab või kuidas sinna liituda saab? Kuidas sinna liituda saab? No kellel on Facebook, Facebookis on meil see Raplamaa vähihaigete tugigrupi leht, seal saab nagu liituda ja saab ka kirjutada siis Ülle Laasnerile ja Ülle Laasneri kontaktid on ka olemas Facebookis ja siis terviseedenduse lehe peal. Et läbi tema on see juhtiv nii-öelda, kes praegult veab seda rohkem ja ka läbi minu võib mulle ka kirjutada. Nii et see praegu tänasel päeval töötab, ma saan aru, et iga kuu viimasel neljapäeval saate siin kokku. Ja Raplas saame kokku, praegult töötab, täiesti toimib. Väga äge, kui nii võib öelda. Äge, et selline asi on olemas. Absoluutselt, ma olen nõus. Vot nii, ehk siis kuidas siis praegu olukord on? Oled täiesti terve, muresid ei ole, ainult rõõmud? No päris niimoodi ei saa tegelikult öelda, eks need mured on ikka, kus need mured kaovad, et tervisega on korraski? Tervisega on kõik korras. Okay, siis on väga hästi. Tervisega on kõik korras. Ja nüüd siis, ma ei tea, kui hoolas enese test ja sa nagu ennem oma haigust olid, käisid kelusti kontrollides ja nii nagu vaja ja... No tegelikult nendel nii-öelda sõeluuringutel ja screeningutel, nendel ma ikkagi olen käinud korralikult niimoodi nagu peab, aga maavähil ei ole selliseid nii-öelda selliseid uuringuid nagu näiteks rinnavähil, et sinna peab nagu ise inimene kui inimene tunnetab, et ikkagi on kehas midagi valesti, siis ei tasu nagu oodata, et see võib olla mingist liigsest kohvijoomisest või liigsest stressist või öötööst, nagu minul nagu oli ja mina arvasin, et niimoodi võib olla ja lükkasin seda muudkui edasi ja tarvitasingi neid nii-öelda valuvaigisteid ja lõpuks oli selline tulemus, et ikkagi kuulata oma keha rohkem. See on päris keeruline selliseid otsuseid teha, et tuled sellisest generatsioonist ka juba nagu iga asja peale ka nüüd arsti juurde jookse ja sa ei teagi, mis asi see olla võib. Samas peaks nagu isegi ilma sümptomiteta käima nagu nii põhimõtteliselt igal aastal kontrollis ilusti. Absoluutselt. Ja nagu ma aru saan, siis sinu puhul siis maovähil ei olegi
sümptomeid ja see ei tule ka kohe välja kuskilt, et igasuguseid asju. Jaa, me ei oska aimatagi, et tegelikult ütleme, no jah, see oli ju see nii-öelda 12 sõrviksoole haavand, et ma nagu ei osanud aimatagi, et sellest võib edasi areneda maavähk, sellepärast, et ma ei olnud üldse teadlik sellest, ma ei teadnud mitte midagi sellest, ma arvasin, et ma ravin selle 12 sõrviksoole haavand ära ja kõik on hästi juba, et siis ma lähen edasi oma eluga, aga see süvenes ja see haavand ei paranenud ja siis lõpuks tuligi see paha asi. Geenidoonorlus ja geeniteadlased on ka aretanud selle teemat kõvasti. Kas sul on ka nagu pere poolt ka mingisugune sooduvus või sugulaste poolt, et võib karta selliseid asju? Ei ole tegelikult. Olen ka geneetiku vastuvõtul käinud 2 korda isegi ja sealt ei tulnud välja, et see oleks nagu mingi soodumus, et geneetiliselt see ei ole nagu olnud mul aktiivne. Jah, ega siis ei saagi ju midagi muud teha, kui püüda võimalikult tervislikult elada, eks ole, mis ka ei ole loomulikult mingi garantii, aga tuleb käia ikkagi kontrollis. Ja kui me räägime nüüd siin lõpetusest ka sellest rinnavähi teadlikkuse tõstmise kuust, siis saame rääkida sellest, et mammograafiad bussid hakkavad siin Raplamaal ka jälle sõitma alates juulikuust, nii et soeluuring.ee lehe peal saavad siis kõik naised vaadata, millised sünniaastad seekord tasuta kutsutud on. Ma arvan, et endiselt võib olla nii, kes ei ole kunagi veel käinud, võib-olla natuke isegi kardavad seda sõeluuringut ka. Kuidas sinu tutvusringkonnas on või peaks kellegile natukene seletama, et ei peaks hirmu tundma, mis seal küll tehakse kõik? Et eks me inimestena kardamegi seda, mida me ei tea, mis meid nagu ees ootab ja võib-olla sõeluuring samamoodi või üldse nagu arsti juures käimine. Et paljud inimesed kardavad, nad võib-olla kardavad ka seda, et mis nagu vastuselt sealt võivad tulla, et inimene on selline, kes ikka mõtleb üle ja mõtleb, et aga kui tuleb selline paha vastus, et mis ma siis nüüd teen. Tegelikult ei tasu karta, just kartma peab seda, et kui sa sinna üldse ei lähe, et kaua sa üldse elad siis pärast seda, kui sul selline diagnoos on ja hiljem avastatakse, aga mida varem sa nagu nendel uuringutel käid, seda parem, et mida varem sa nendele sümptomitele tähelepanu pöörad, seda kergemini on need ravitavamad ja seda kauem on see elulemus nii-öelda. Ja tegeled enda vaimse poolega ka siis tublisti, nagu me saate alguses juba rääkisin, et massaaž ja mis seal veel olid mingisugused? Jaa, ma mediteerin hästi palju, see nagu toob... Kuidas sa selle ära õppisid? Tead, see tuli tegelikult iseenesest, kui ma hakkasin nagu enesemassaažiga tegelema, siis see meditatsioon nagu tuli iseenesest, sellepärast, et tundsin nagu, et peas on liiga palju mõtteid ja mõtlesin, kuidas ma need mõtted, kuna ma olen lugenud tegelikult päris palju raamatuid või võib-olla sealt raamatute kaudu, siis tuligi nagu see põhiosa, aga ma tundsin nagu, et need mõtted on liiga palju peas, siis mõtlesin, et vaikuses peaks need mõtted nagu ära nagu kaduma. Ja siis ma tegin enesemassaaži, hakkasin meditatsiooniga tegelema. Meditatsiooni ma ei ole õppinud, seda ma olen nagu ise nagu tunnetuse pealt. Aga sa tead, et sa mediteerid siis, jah? Seda saab kuidagi defineerida, et see nüüd oligi meditatsioon. Meditatsioon on see, kui sa lihtsalt võtadki aja maha ja oled nagu täiesti vaikuses ja tunnetad, mis su kehas tegelikult toimub. Et mida sa tegelikult soovid, mis su peas toimub, sa nagu vaigistad kõik mõtted enda peast. Ja meditatsioon ongi siis, eks see on erinevalt saavad inimesed seda teha ja mõtestada enda jaoks, et mis on tema jaoks see meditatsioon. Minu jaoks ongi meditatsioon see, et ma võtangi selle aja maha, ma olengi seal oma lõõgastustoas või oma sellises vaikses ruumis kohas ja lihtsalt lasengi nagu oma mõtted siis laiali oma kehast ja tunnetan, et mida minu keha siis nüüd tahab ja kus kohas see pinge nagu on. Nii, ja kui sa sealt meditatsioonist välja tuled, kas siis on ju jälle kõik täpselt samamoodi või see kannab sind kuidagi siis edasi? See kannab mind edasi väga palju, väga nagu rahulik ja hea tunne on pärast olla. Just sellepärast rääkisin sellest, et sinu juures käivad ka inimesed siis lõõgastust saama, ma olen täiesti kindel, et küsivad ka selle kohta, kuidas sinul läheb või siis samadel teemadel, millest me siin rääkisime, et mine tea, et kuidas peaks siis kontrollima või mis tunne siis on või mis on neile siis kaasa annad näiteks soovituseks või näiteks praegugi näiteks, et mida iga inimene võiks oma tervise jaoks nagu ära teha, esimene asi, mis olla võiks, millest alustada võiks?
Esimene asi tegelikult on magamine, ma ütlen magamine, sellepärast kui inimene on juba stressis, siis on nagu magamine on väga oluline, et ta saaks nagu oma keha välja puhata ja oma aju nagu maha rahustada. Et see vast oleks kõige esimene, et palun puhake, võtke see aeg ja puhake rohkem. Me tormame ju kogu aeg ringi ja kogu aeg on meil erinevad mõtted, erinevad tööd, erinevad unistused, ootused, aga inimesed võtavad nii vähe aega iseendale, et võib-olla ongi see, et proovige rohkem puhata, magada ja võtke aega ise endale. Kõik teised ootavad, aga kui sina ära kukud, siis ei ole enam mitte midagi. Võt nii et paneme kaamerad kinni ja võtame ka siis aega ise endale siin kõik. Suurepärane, et sa tulid, ela ilusat elu ja jõudu tööle. Sina ka, aitäh sulle.